Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik. Tere! Te kuulate podcasti Loomaarst taskus. Mina olen Tiina Toomet ja minu vastas istub kolleeg Vanessa Viira. Tere, Vanessa! Tere! Ma nüüd kasutan juhust ja räägin natuke ise. Mulle meeldivad need sellised põiked ajalukku. Ja seoses meie tänase teemaga, mis räägib siis sellistest ravimitest, mis võivad olla teatud koertele ohtlikud, tuleb mul meelde see aeg 90-ndatel, kui meil ravimeid veel eriti ei olnud ja kusagilt välismaalt hakati sisse tooma avermektiine. Ja need olid põhiliselt mõeldud siis põllumajandusloomadele ja nendele siis olid need näidustused ja õpetused, aga ikkagi oli ka imbunud meieni see info, et nendega saab ka parasiite tõrjuda lemmikloomadel. Ja tegelikult väga tükk aega me kasutasime nii kassidel kui koertel, see oli nagu praktiliselt ainus parasiititõrje vahend, hästi suure lahjenduse pidi tegema sellest süstelahusest ja siis süstisime. Üsna pea selgus ka, kui ohtlik see on, sellepärast, et üks minu kolleeg süstis seda oma kollile ja see kolli lahkuski väga, väga kiiresti. Et ka õnneks tuli see info, et kollilaadsed koerad seda ei talu ja eks see on ka see põhjus, miks me oleme sellest nüüd ikkagi loobunud, meil on tulnud palju turvalisemaid asju. Miks me sellest täna räägime, on see, et kui me avermektiinid võib-olla võiksime ära unustada, ehkki ma palun, et sa meil natuke seletaksid, mis see on, siis on ka teisi ravimeid, mille puhul on vaja teada nii-öelda oma looma geneetikat. Aga alustaksime võib-olla kõigepealt nendest avermektiinidest, et võib-olla räägiks nende kohta paar sõna ja mina ei tea, kas neid väikeloomanduses üldse enam kasutatakse kuigivõrd, vist mingites ravimites nagu on mingid liigid, et nüüd räägi edasi sina, ajalugu ma tean, aga tänast päeva mitte nii hästi. No avermektiinidega on niimoodi, et minul on võib-olla nendega üsna väike kokkupuude, sest mina olen töötanud viimased 3 aastat, ma olen suhteliselt uus põlvkond loomaarste, aga ajalooliselt jah, neid kasutati, eks ole, väga-väga palju. Hetkel on nad pigem väikelooma meditsiinist välja jäetud, nad on suurlooma meditsiinis kindlasti alles ja on alles segapraksises, kus siis kasutatakse vajadusel lihtsalt suurlooma ravimeid väikeloomas. Mis need avermektiinid üldse on? Need on makrotsüklilised laktoonid ja neid toodab tegelikult üks mullaorganism, Streptomyces avermitilis. Ja need leiti aastal 1978 Jaapanis ja peale seda siis hakati neid parasiiditõrjes kasutama. Nende toime tegelikult on üsna huvitav, et selgrootutes organismides nad blokeerivad elektrilise aktiivsuse nii närvi kui lihassüsteemis ja põhimõtteliselt nad tekitavad paralüüsi. Halvatuse. Putukahalvatuse. Jah, putukahalvatuse. Ja tänapäeval me oleme nad väikelooma meditsiinist üsnagi välja jätnud. Siiski neid on väga palju ikkagi kasutusel näiteks põllumajanduses, kahjuritõrjes, nii edasi. Ja sinna avermektiinide perekonna alla, sinna kuulub ivermektiin, selamektiin, sellised ravimid. Mõned nendest meil on siiski veel kasutusel, nad on pigem nendes kombineeritud parasiiditõrjetes sees ja ma arvan, et eks nad jäävad meil ikkagi mingiks ajaks veel turule kindlasti. No tollal oli tõesti niimoodi, et meil neid parasiiditõrjevahendid ei olnud. Ma olen isiklikult ühele väike puutlipp pesakonna kutsikatele süstinud ivermektiini, sest neil olid kirbud. Praegu ei tuleks pähegi, et sa hakkad süstima mingit sellist ravimit, millel võib olla potentsiaalselt, eks ole, surmav toime. Aga tol ajal midagi meil muud ei olnud ja kui nüüd sellest ivermektiinist rääkida, siis ta vahepeal oli ju hirmus populaarne. Mingisugune seltskond tahtis sellega kangesti COVIDit ravida, ma mäletan, aga kuna meisse inimmeditsiin ei puutu, siis jätame selle teema praegu kõrvale, eks ole. Nii et meil on tulnud uusi häid ravimeid, me ei pea nende avermektiinidega tegelema, mõnedel juhtudel saan aru, et see on võib-olla odavam versioon, aga
aga meil on uued ravimid olemas, sest mul on veel mingi 10 aasta tagune lugu, kus mul oli üks kollikoer, kellel oli Demodex ehk vagellest ja mida me omal ajal väga edukalt ravisimegi ivermektiiniga, seal nagu tol hetkel ei olnudki midagi muud. Ja siis oli võimalik juba teha neid DNA-teste, nii et me tegime talle DNA-testi ja ta ei talunud seda. Et ma mäletan, et oli suur häda, et millega teda siis üldse ravida, aga tänaseks on meil teisi ravimeid ka. Et meil ei olekski nagu võib-olla põhjust neist rääkida, kui tõesti jälle, et on ka teisi ravimeid, mis ilmselt siis toimivad umbes samamoodi, ehk siis selle ravimile tundub, et tegu ei ole koeraga, vaid tegu on lülijalgsega või mingisuguse, nad on ka ümarussides ju toimivad, eks ole. Ja ta hakkab siis käituma seal selle selgroogse looma sees, nagu tema ohver oleks lülijalgne. Mis siis juhtub? Mis siis nende koertega juhtub, kui me nüüd kogemata kasutame sellist ravimit koeral, kes seda ei talu? Esmalt on seal küsimus, miks see koer seda ravimit ei talu. Kui meil täna see podcasti teemaks on nüüd siin see MDR1 mutatsioon või siis mitme ravimi resistentsusgeeni mutatsioon, see geen on olemas kõigil koertel, aga just kollidel ja kollilaadsetel koertel väga paljudel on see geen muteerunud, mis tähendab siis seda, et üks valkkehas B-glükoproteiin, mis tavapäraselt siis viib rakkudest erinevad, toksiinid, ravimijäägid, sellised asjad välja ja kaitseb selle eest, et vere-aju barjäär püsiks, et sealt ei saa ravimid läbi, nad ei koguna aiu. Siis nende loomade puhul, kellel on see geen muteerunud, see B-glükoproteiin ei tee oma tööd korrektselt. Ehk siis ta põhimõtteliselt laseb kõik need ravimid vere-aju barjäärist läbi ja väga lihtne on nendel koertel saada siis üledoos või siis mingisugused kesknärvisüsteemi toksilised kliinilised tunnused. Kõige halvem ravim nende koerte jaoks ongi just ivermektiin, sest ivermektiini puhul on see, et 1/2 sellest doosist, mis me võime anda tavapärasele koerale, on nende jaoks juba tohutult toksiline. Ja tegelikult ju ivermektiinist, nii nagu sa ka enne rääkisid, kõik see asi alguses saigi, et toonased loomaarstid märkasid, et kollilaadsed tõud millegi pärast seda ravimit nende peal käsutada ei saa, eks ole. Ja tänapäeval me oleme siis oma teadusuuringutega jõudnud sinna, kus me oleme leidnud, et mis see põhjus nii-öelda on. Natukene võib-olla statistikast ka. Erinevate artiklite põhjal ma leidsin, et puhtatõulistel kollidel, nende puhul kuskil 55–70% on tegelikult selle geenimutatsiooniga, aga neid tõuge on veel, et seal on igasugused Austraalia lambakoerad, sheltid, isegi saksa lambakoer, mõned pikakarvalised vipetid ja tegelikult see nimekiri jätkub. Ja lisaks on leitud seda mutatsiooni ka segaverelistel koertel, kuskil 5%. Ja mis minu jaoks oli üsna huvitav, on see, et tegelikult seda võib esineda ka kassidel. Ja just seal on mõned tõud, mis on eelsoodumusega, näiteks siis Siami kass, kellel on seda just kõige rohkem leitud. Ja seda ma tahtsingi just sukast küsida, et kuidas kassiga on. Nii et kassiluga. Sest ma mäletan omal ajal jälle, kui meil valikuid ei olnud, et siis teatud tõukoertele me ikkagi tegime seda suhteliselt kerge südamega, kollidele mitte kunagi ja segaverelistele tegelikult pigem ka mitte, sest sa kunagi ei tea, kus esi isa tal võib siis olla mõni selline, kes seda ei talu. Kas see ei lähe sinna geneetikasse nüüd nagu hirmus sügavalt sisse, aga kas see pärandumine on siis niimoodi, et igal juhul peab mõlemal vanemal olema see mutatsioon või tuleb ta kuidagi nagu ühelt poolt või on see ka nagu selgeks tehtud või pole selle nagu mingit väga suurt tähtsust antud kontekstis? Selles mõttes ta pärandub lihtsasti reeglite järgi. Ehk siis see koer saab mõlemalt vanemalt kaasa siis selle geeni paarid ja tal on variant saada siis mõlemad puhtad paarid, mõlemad nii-öelda muteerunud paarid või siis üks puhas, üks muteerunud. Kui mõlemad paarid on puhtad, täiesti tavaline koer, kõik töötab nii nagu peab.
kui nüüd üks või mõlemad nendest geenipaaridest on muteerunud, siis on see koer ravimitele tundlik ja siis peaks olema tema puhul ettevaatlik. Noh, kui see koer omab ühte muteerunud geenipaari, ehk ta on nii-öelda kandja, siis need ravimi, ütleme, kõrvalmõjud või need kliinilised sümptomid, mida me näeme, need on üsna väikesed, nad ei, võib-olla siis ei pea olema selle loomaga nii ettevaatlik, aga kui ta on saanud 2 muteerunud geenipaari, siis on küll see, et kindlasti ivermektiini täielikult vältida. Ehk siis, et sinna on tulnud mõlemalt poolt muteerunud geen, jah. Et sel juhul peab nende ravimitega kindlasti olema ettevaatlik ja ka omanik ise, et kui ta teab, et tema koer on selle mutatsiooniga, ta on selle geneetilise testi talle teinud, siis alati näiteks loomaarsti sellest teavitada, et loomaarst saaks teha teadlikud ravimivalikut siis nii-öelda. Kas see uuring, ma saan aru, et see ei ole vist enam väga keeruline, et kas see on lihtsalt tavaline vereproov, mille te saadate ala umbes Saksamaale või kuidas neid tehakse neid teste? See geneetiline testimine tänapäeval väga lihtne, väga kiire. Ma arvan, seda pakuvad enamus kliinikud Eestis ja tõesti seal on variant, et kas me võtame vereproovi, teise variandiga saab teha ka tampooniproovi, ehk siis vatipulgaga kaabitakse suulimas kesta ja saadetakse see vatipulk siis laborisse. Neid referentslaboreid, kuhu saata, on erinevaid. Mina oma praktikas enamasti saadan Saksamaale tõesti, aga need vastused tulevad sealt üpris kiiresti, et tegelikult mingi nädala 2 saab juba teada ja on see geneetiline testimine tehtud nii-öelda. Ilmselt paljud ei mõtle niimoodi, et mul on nüüd seda tüüpi koer, et teeks selle testi igaks juhuks ära. Eriti kuna me oleme praegu rääkinud ainult avermektiinidest, aga tegelikult on meil ju igasuguseid muid ravimeid ka ja millega võibki juhtuda nii, et arst määrab ja omanikule ka ei tule pähe ja lähebki halvasti. On sul mõni näide või mis ravimidest me üldse räägime? Ravimite puhul taaskord see nimekiri on väga-väga pikk, mille puhul on välja toodud, ütleme, mingisugused halvad kõrvalmõjud nende koerte puhul. Seal kindlasti peab arvesse võtma alati ravimi doosi ja kui vajalik see kasutamine võib-olla on, et kui plussid kaaluvad miinused üle, siis me neid ravimeid ikkagi kasutame. Neid ravimigruppe on mitmeid. Jah, on need parasiidide tõrjed, millest me juba päris pikalt rääkisime. Millest me saame tegelikult ümber minna, kui me ei muretseme. Aga lisanduvalt seal on teatavad anesteesiaravimid, rahustid, mille puhul siis me ei pea neid ravimeid täielikult vältima, aga me peame olema doosiga väga ettevaatlik. Lisaks on seal mõned immuunosupressandid, mõned südameravimid, samuti iiveldusvastaseid ja kõhulahtisuse vastaseid ravimeid, mida ka peab vältima või siis peab seal olema doosiga ettevaatlik. Enamus nendest ravimitest siiski palju loomaarstid on teadlikud. Meil on niisugused nimekirjad täitsa olemas ja ka koolis me puudutame seda teemat. Et see ei ole võib-olla asi, mille pärast omanik peaks nüüd niivõrd palju muret tundma. Pigem on omaniku kätes see, et anda edasi info, et kas tema loomal on see test tehtud ja mis see tulemus siis oli, eks ole. Kui sa ütled, et see ravimite nimekiri on nii pikk ja sa tegelikult kunagi ei tea, mis sinu koera elus võib ette tulla, siis äkki ikkagi oleks mõistlik mingis noores eas see test ära teha. See ei ole keeruline ja ma eeldan, et see ei ole ka arvestades kõiki neid kahjusid, mis võivad sündida ka hirmus kallis. Et kas me peaksime kutsikate vaktsineerimisel endale selle nimekirja silme ette manama, et see on selle ohustatud tõukutsikas, et äkki ma peaksin omanikule rääkima sellest testist? Selles mõttes oleks kindlasti hea, kui loomaarstidel on see meeles ja nad nii-öelda viitsivad omanikule seda võimalust pakkuda juba esimestel vaktsineerimistel. Hea on ka see, kui omanikud ise on teadlikud sellel teemal ja võib-olla oskavad küsida, et kas seda geneetilist testimist on võimalik teha. Eestis paljud, nende tõugude kasvatajad siiski on selle teemaga kursis. Enamasti nad kas soovitavad seda oma nende järglaste omanikele või siis teevad need testid juba ise. Aga kindlasti loomaarstid ka võiksid seda soovitada. Vahet ei ole siis, mis vanusesse koer nende juurde jõuab, et kui seda testimist tehtud ei ole.
nii et see ongi siis see üks, meil on, siis me räägime sellest MDR1 geneetilisest efektist, see on üks uuring ja see siis peaks katma need ravimid, mille pärast me antud hetkel nüüd siis muretseme nagu nende kohta ütlema, andma meile infot. Me ei pea mitut testi tegema, et ühe ravimigrupi jaoks ühte ja teise jaoks teist või on seal mingid ohud veel kuskil peidus? See on üks test, üks geneetiline test, mis annab meile vastuse, kas see loom on siis puhas, on ta kandja või on ta siis mutatsiooniga, eks ole. Ja tegelikult, kui me saame sealt selle vastuse, et tal on see geenimutatsioon, siis me ei pea kuidagi eraldi täpsustama veel lisanduvalt ravimite kohta. Siis me oleme kohe kindlad, et need ravimid, millel on mingisugune neurotoksiline võimekus, on nende jaoks ohtlikud ja me peame selle doosiga olema ettevaatlikud ja ivermektiine vältima. Seal siis, mis on meile võib-olla endale kõrva taha panna, rohkem innustada neid loomamanikke neid teste tegema ja B, et meie enda andmebaasis oleks seal mingisugune suur punane NB, eks ole, et see loom on testitud ja testi tulemus on see või teine. Sellepärast, et ma kujutan ette, et kui sa oled nüüd kiires veterinaarpraksises töötav loomaarst ja sulle tuleb eluohtlikus seisundis loom, kellele on vaja teha kiiresti anesteesia ja on väga kiire ja see tõug ei ole võib-olla otsest kolli, kes meile alati pähe lööb, aga võib-olla, ma ei tea, mina tulen oma saksa lambakoeraga, mul pole aimugi, eks ole ju, et siis võib ju vabalt juhtuda, et me kiirustame elu päästma ja siis me tegelikult ei tea, kas ta talub seda anesteetikumi või mitte. Selles osas jah, kindlasti peab seal patsiendi kaardil või kuskil olema mingi märge, et kui see loom on testitud, kui me teame, et ta on MDR1 geenimutatsiooni kandja, peab see kirjas olema. Need kliinikud, kus mina olen töötanud, siis seal ma olen näinud, et alati meil need asjad kirjas on ja omanikele me ka soovitame seda testimist. Aga ütleme nüüd selle anesteesia osas. Ma ei ütleks, et nende loomade puhul peab seda anesteesiat nii tohutult kartma või kartma rohkem kui tavalise looma puhul. Sest jah, seal on teatavad anesteetikumid, mille puhul tuleb olla ettevaatlik, mille puhul me ei taha kasutada väga-väga kõrgeid doose ja tekitada seal neurotoksilisust. Aga samas nende anesteetikumide puhul, ütleme erakorralises situatsioonis, me tegelikult ei kasuta enamasti nii kõrgeid doose, niikuinii. Et see ütleme niisugune stampdoos, mida me kiires situatsioonis ruttu teeme, see on juba piisavalt madal. Vähemalt need doosid, mis mina olen ütleme, kooliajast nii-öelda pähe õppinud, et need on ka nendele koertele ohutu. Aga hea on, kui alati kuskil tagamõttes on ikkagi niisugune pisikene küsimärk, et kas ma peaksin igaks juhuks seda doosi võib-olla muutma. Anesteesia on sinu suur armastus, nagu ma olen aru saanud, et inimesed ikkagi endiselt vist kardavad seda, et loomad tahetakse just ravida rahustuses, et kõik saavad aru, et kui on operatsiooni vaja teha, et siis seda ei saa teha elaval loomale, siis ei saa talle öelda, et ole paigal ja teeme sulle mingisuguse lokaalse tuimestuse, aga mingitel juhtudel ikkagi on tihtipeale, et oi, kas me peame ikka talle narkoosi tegema. Et võib-olla räägiks natuke ka sellest, et ma ei tea, ma loodan, et see narkoosi hirm on vähenenud nüüd aastatega ja mida me peaksime siis kartma? Mõni ütleb, et oi, ta on saanud 3 korda juba narkoosi, nüüd rohkem ei tohi teha. On seal mingi, minu teada on see iga konkreetne narkoos on ohtlik, aga kas see, et ta saab elus 3 või saab 5, anesteesia osas selles mõttes jah, neid inimesi on endiselt, on palju, kes kardavad anesteesiat mingil põhjusel, neid, kes küsivadki niimoodi, et on juba see aasta ühe anesteesia saanud, kas see on okei, et ta saab teise veel või mitu tükki elu jooksul üldse on okei, eks ole. Aga ma tahaks loota, et tegelikult ikkagi seda hirmu jääb aina vähemaks. Võib-olla me ise ka natukene rohkem räägime omanikele läbi, kuidas see protseduur välja näeb, mis ravimeid me kasutame, miks me seda teeme. Sest loomade puhul neid sedatsioonis või anesteesias protseduure lihtsalt on rohkem. Me ei saa neile öelda, et palun ole paigal ja me tahame teha head, eks ole.
Samas ei ole leitud mingisugust teaduslikku tausta, et see, kui me nüüd 1-2 korda aastas teemegi sedatsiooniprotseduuri, et see nüüd loomale oleks kuidagi tohutult tervislikult halb, kui me oleme enne seda kontrollinud üle seal kõik füüsilised parameetrid, me teame, et tema verenäitajad on korras ja kõik see osa. Et selles mõttes selle anesteesiaga ma saan aru, miks omanikud seda kardavad, nad ju ei tea täpselt, mis selle loomaga tehakse, kuidas see protseduur käib, eks ole, ja ikkagi kahjuks seal on väike protsent loomi, kes võib-olla ei ela anesteesiat üle ühel või teisel põhjusel. Nagu ka inimestega, eks ole. Aga ma arvan, et natukene võib-olla see hirm tulebki sellest, et inimeste puhul neid anesteesiasprotseduuri on tegelikult nii vähe, et inimesed elu jooksul saavad võib-olla mõne anesteesiasprotseduuri, loomade puhul me peame neid tegema aastas mitu tükki, aga eks see on selline läbirääkimine omaniku ja loomaarsti vahel. Jah, sest seal on tõesti see, et võib-olla meie peame ka rohkem selgitama, et me seda kasu-kahju seda balanssi, et et ma jõuan teda kinni hoida küll, et tõmmake tal see hammas välja ilma anesteesiata, et see ei ole kallid joonikud, see ei ole okei. Teie koer või kass ei saa aru. Tema jaoks olete teie üks paha inimene, kes seda vägisi kinni hoiab ja siis tuleb talle keegi kallale. Ja mina isiklikult sellise vägisi kinnihoidmiste juures kardan hoopis rohkem seda, et eriti kui meil on mingi vanem loom, keda võib-olla isegi anesteesiasse ei julgeta panna mingi südameprobleemi pärast, et ta saab südamerabanduse sel hetkel, kui seda, et me teeme väga kaalutletud, väga valitud ravimitega anesteesia ja korralikult jälgime seda looma, eks ole. Ja sest tänapäeval tõesti, eks need anesteesiameetodid on meil väga palju muutunud, meil on väga palju uusi ravimeid, need ravimid on palju ohutumad ja lisaks on meil nii palju rohkem kliinilisi uuringuid, millele põhineda. Et me teame täpselt, millise kaasuva haigusega valida, milline anesteesiaplaan, mida jälgida, kuidas olla võimalikult ettevaatlik ja teha seda ohutult. Ja eks see läheb aastatega veel paremaks. Ja samamoodi kõik need instrumendid ja monitorid ja anesteesiamasinad, mis meil on, nad on juba ligilähedased sellele, mis on inimeste meditsiinis. Tegelikult, kui kõike seda arvesse võtta, siis ei tasu seda anesteesiat nii tohutult karta. No vähemalt ei tohi seda niimoodi karta, et me selle enda hirmu pärast jätame looma abita ja loom jääb kannatama, sest minu meelest kõige õõvastavam on see, et kui loomaarst avastab haiguse, mida on võimalik kõrvaldada anesteesiaga. Ilma ei saa, seepärast, et see oleks liiga valulik ja võib-olla hirmutav loomale ja siis omanik otsustab, et ei, ma kardan, et ta ei ärka üles. Ei, me ei tee. Ja siis on mul alati see tunne, et vabandust, kelle peale sa mõtled? Kas sa mõtled sellele loomale, kes praegu kannatab? Hästi ehe näide on valutavad hambad, eks ole ju, kes kannatab vaikselt või sa mõtled enda isikliku ego peale, et aga äkki ta jääbki magama. Jah, need hambaprobleemid on vist üks enam levinumaid selliseid, mille puhul omanikud kardavad seda anesteesiat liigselt, nad lükkavad seda aina edasi, see loom on lõpuks väga-väga vana, tal on suu väga pahas seisukorras ja ikkagi on omanikul raske võtta vastu otsust, et jah, lähme teeme selle protseduuri ära. Teisalt, mis teeb selle võib-olla omanike jaoks veel raskeks, on see, et loomad tegelikult nad ei näita valu välja. Et nad ei karju, nad ei räägi meiega, eks ole. Ei virise hommikust õhtuni. Nad jätkavad enamasti söömist, kõike seda. Tegelikult jah, nii nagu sa ütlesid, nad lihtsalt vaikselt kannatavad ja kahjuks mõni omanik ei võtagi lõpuks seda otsust vastu, et lähme siis teeme selle protseduuri ära. Aga paljud on ikkagi sellised, kes on sellega nõus, usaldavad oma loomaarsti ja alati saab ju läbi rääkida. Eks see ongi see meie töö neile ikka selgeks teha, et see selle loomale ei ole hea olla ja see on tegelikult nii tore, kui siis selliste pikkade läbirääkimiste tulemusel on see protseduur ära tehtud ja siis see omanik tuleb pärast ja ütleb, mul oleks nagu uus koer või uus kass kodus, et ta nagu palju parem tuju, mida enne omanik on interpreteerinud, et ta on vana. Et ta ei peagi nii rõõmus olema ja siis tuleb välja, et tegelikult ta ei olnud sellepärast rõõmus, et ta oli kogu aeg mingisugune vastikvalu. Nii et see on tõesti tähtis, et me üheskoos loomaomanikud ja loomaarstid jõuaksime sellisele ühisele
järeldusele ja leiaksime selle meetodi, millega nendel loomadel oleks kõikidel parem. Mul tuli üks mõte veel seoses selle geenimutatsiooni märkimisega, et noh, see on nagu ilmselge, et kodukliiniku andmebaasis peaks see suur punane märge olema, et see loom ei kannata teatud ravimeid, aga muidugi ju juhtuvad asjad. Asjad võivad juhtuda nii, et kodukliinik on, ma ei tea, Pärnus, aga probleem on Tartus või Tallinnas või vastupidi ja omanikul, kes on ähmis, ei tule ka meelde. Et küll oleks tore, kui ma lähen küll õudselt utoopia valdkonda, palun vabandust, aga et kui meie tulevane loodav lemmikloomaregister saaks selliseid asju ka nagu kanda seda infot, et see liiguks loomaga kaasa. Et see loom kiibinumbriga see ja see, temal on see MDR1 mutatsioon, aga muidugi katsume enne selle registri võib-olla tööle saada, et siis... Ja, selles mõttes oleks ta tore ja mugav, kui see kunagi niimoodi töötaks. Samas jällegi tähendaks seda, et ütleme erakorralise patsiendiga tegeledes ma peaksin kontrollima tema kiipi ja siis tema justkui nagu haiguslugu sealt kuskilt registrist, eks ole, või seda lisanduvat infot. Et sel juhul peaks veebilehekülg väga-väga hästi ja väga kiiresti toimima. Aga me oleme digiriik ju, ometigi. Selles mõttes küll. Ja ma mõtlen, et seegi võib-olla, kui seda haiguslugu sealt kätte ei saa, siis võib-olla see ei ole see hetk, aga see, et sinna tuleb see esmatähtis info. See esmatähtis, nagu mina tahaks, et mulle kunagi tuleb see, et annetan oma organid või et kui on juba väga halvasti, et see ärge elustage, et seda ei pea nagu otsima minema, et see oleks nagu tegelikult hästi-hästi oluline. No, aga unistada me ju võime. Ja seda kindlasti. Sellepärast, et mina olen veel sellest ajast, kui mina olin sinu vanune ja alustasin veterinaarina tööd, siis me tegime anesteesiat kassidele, nii et panime eetri koti pähe ja koertele süstisime aminesiini, mis oli mingisugune ravim, millega rahustati hullumajast hulle inimesi ja vaata, kuhu me oleme praegu jõudnud. Monitoride ja jälgimise ja väga laia spektri ravimiteni, nii et unistame suurelt ja siis need unistused täituvad ja ütleme omanikele, et usaldage loomaarsti ja ärge kartke anesteesiat, aga kui on sellise tõuga tegemist, kas seda nimekirja saab kuskilt leida? Kas me võiksime selle kuskil üles panna, et inimesed teaksid? Saame küll ülesse panna. Mul ei ole sellist head veebilehekülge, mida nüüd praegu kohe siin välja öelda. Aga me võime oma kodulehele panna näiteks. Aga jah, neid selliseid infolehti või infotabeleid on üleval küll, et ma arvan, me saame mingi panna kindlasti siia podcasti juurde üles. Just, et siis inimesed oskaksid natukene ka mõelda, sest austudes näiteks saaks ta lambakoer, mina ise saaks lambakoerapidaja, mulle tuleb täitsa üllatusena. No võt, niimoodi, aga ma ei süsti talle ka ivermekti. Nii, aga aitäh sulle, Vanessa. Aitäh kutsumast. Ja siis teine kordki uudiseid meile rääkimast. Aitäh. Aitäh. Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik.